Tere hommikust, mul on väga hea meel avada tänane pressikonverents ja kõigepealt ma räägin siis sellest, miks üldse 3 liitu on pressikonverentsi kokku võtnud ja miks me oleme nii murelikud jäätmereformi eelnõu osas. Pressikonverentsi eesmärk on see, et nii Riigikogu liikmed, eelkõige keskkonnakomisjoni liikmed saaksid aru, milliseid teemasid jäätmereform käsitleb, milliseid tegelikke muudatusi tahetakse jäätmereformiga ellu viia ja kuna jäätmereformi eelnõu teine lugemine on plaanis juba järgmisel nädalal, siis me väga tahaksime, et Riigikogu liikmed süveneksid teemasse ja võtaksid ka arutada neid teemasid, mida praegu avalikult räägitud ei ole. Eelmisel nädalal Aktuaalses Kaameras ütles Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees, et eelnõu põhirõhk on liigiti kogumise arendamisel ja seda me ju kõik tahame. Ja tõepoolest seda me kõik tahame, sest kui Eesti inimene kogub jäätmeid liigiti, teeb seda korralikult ja käitlusettevõtted saavad kätte puhta materjali, siis on seda võimalik materjalina ringlusesse suunata. Paraku on liigiti kogumise teema kõige lihtsam teema, sellest saab aru ka iga tarbija, iga Eesti elanik, aga reformi raames tahetakse teha veel mitmeid muudatusi, millest ei taheta rääkida. Ehk me räägime siinkohal mõjust tarbijale, mõjust ettevõtetele, kogu ettevõtluskeskkonnale. Me räägime siin sisetehingust jäätmekäitluses, hiljem selgitan, mida see tähendab. Me räägime siin konkurentsi olulisest muutumisest peale jäätmereformi eelnõu vastuvõtmist ja me räägime mõjust toiduainetööstusele ja seeläbi väga otsesest mõjust tarbijatele. Ma seda juba mainisin, et hinnatõus tavatarbijale läbi toiduainetööstuse, aga ka läbi jäätmekäitluse hindade tõusu, konkurentsi kadumine jäätmekäitluses ja tegelikult oluline korruptsioonirisk. Meid teeb väga murelikuks see, et osadest teemadest ei soovita rääkida. Osad teemad on olnud laual, aga on kiirelt laualt kadunud. Ehk me oleme seisukohal, et kui teemasid ei soovita avalikult arutada, ei räägita neid läbi valdkonnas tegutsevate ettevõtetega, liitudega, siis midagi on viltu ja tekib küsimus, kas me otsime paremat lahendust Eestile või tegutsetakse kellegi erahuvides, et vaikselt ja rahulikult eelnõu ära menetleda, et keegi ei saaks aru, mis tegelikult ja päriselt toimub. Aga lähme siis teemade juurde. Sisetehing on asi, millest väga paljud üldse aru ei saa, mis asi see on ja kuidas see toimib. Sisetehingu puhul on siis võimalik, et kohalik omavalitsus suunab jäätmed oma ettevõttesse. See on võimalik nii jäätmeveo kui käitluse poole pealt ja tänases olukorras on kohalikud omavalitsused korraldanud hanke veole. See on siis väga paljudes omavalitsustes nii olnud ja veoettevõte ise on leidnud parima käitluslahenduse. See käitluslahendus võib olla siis nii omavalitsusele kuuluv ettevõte kui ka eraettevõte. Nüüd jäätmereformi eelnõu kohaselt lahutatakse vedu ja käitlus. Jäätmeveo puhul tuleb kohalikul omavalitsusel teha hange ja hankevõitja veoettevõte saab siis omavalitsusega sõlmida lepingu.
Nüüd käitluse puhul on võimalik sisetehing. See tähendab siis seda, et omavalitsus ilma hanketa saab suunata jäätmed oma käitlusettevõttesse. Ja kui nüüd nii mõelda, siis tavapäraselt on ikka nii, et kui tehakse hange, siis hankele tulevad konkureerima ettevõtted, saavad tulla ka uued ettevõtted, uute tehnoloogiate maaletoojad, aga kui leping on sõlmitud omavalitsusele endale kuuluva ettevõttega, siis tegelikult on turg suletud ja uutel tulijatel turule tulla võimalik ei ole. Ehk lühidalt öeldes, kui eelnõu jääb selliseks, nagu ta praegu on, siis jäätmekäitluse poole pealt turg suletakse eraettevõtetele ja väga keeruline on uutel tulijatel turule tulla. Ja kui me nagu mõtleme selle peale, et jäätmekäitlus on majandusharu, siis majandusharu peaks ikka arenema, aga antud kontekstis see areng pidurdub ja uusi tehnoloogiaid turule tuua võimalik ei ole. Toon siin ka mõned näited selles osas, et meie liit teeb väga tõsiselt koostööd Põhjamaadega ja meil on väga hea näide Taanist, kus Taani on läinud absoluutselt vastassuunas, on avanud turu jäätmematerjalidele, avanud turu eraettevõtetele ja selle tulemusena on eraettevõtted julgenud investeerida ja materjalid hakkavad jõudma ringlusesse. Millegipärast liigub aga Eesti praegu teises suunas, et turgu sulgeda. Toon siinkohal ka näite Leedust. Suhtlesin siin eile oma liikmesettevõtetega ja nad tõid ka väga hea näite, et Leedus on päris palju sortimistehaseid, mis on omavalitsuste poolt rajatud. Ja kui natukene süveneda nende ettevõtete tegevusse, siis jäätmed lastakse liini pealt läbi, väga suurt tulemit sealt ei saada, tulemi all mõtlen seda, et materjalid saaksid sorteeritud ja eriliigilised materjalid ringlusse. Ehk materjalid ei ole kuigi kvaliteetseid, keegi neid väga ei taha ja liini pealt läbilaskmise tulemus on see, et muudetakse jäätmekood ja jäätmed suunatakse legaalselt põletusse. Jälle kord näide, mida me tegelikult päris elus ei tahaks. Ja minu jaoks on hästi kummastav ka see, et Konkurentsiamet ja ka teised riigiasutused on soovitanud jäätmereformi eelnõu osas sisetehingut mitte võimaldada. Ja toonud välja just selle, et sisetehingu rakendamine nii veo kui käitluse puhul väga tõsiselt võib halvendada konkurentsi olukorda, kahjustab ka tarbija huve ja konkurentsiprobleemid valdkonnas süvenevad. Ja jälle kord näide Leedu poole pealt, kus sisetehing on lubatud ja tegelikult 1/3 Leedu omavalitsustest ignoreerib konkurentsi ja annab käitluse siis otsustuskorras munitsipaalettevõtetele. Ja osa omavalitsusi ei ole korraldanud hankeid 7 aastat või isegi kauem ja loomulikult kajastub see ka hindades. Hinna erinevus on märkimisväärne ja võib olla isegi 100 ja rohkem protsenti kõrgem kui hanke tulemusena saadud hinnad. Ja ütlen veel ka seda ära, et jäätmereformi eelnõu algse versiooni tutvustamisel Kliimaministeerium rõhutas väga seda, et eelnõu üks eesmärkidest on materjalide ringlusse suunamine ja teine eelnõu on konkurentsi olukorra parandamine. Kui me praegu vaatame eelnõule otsa, siis me näeme seda, et
konkurents pigem nii-öelda keeratakse kinni ja kuidas siis need materjalid peaksid ringlusesse jõudma. Need on väga-väga olulised teemad, aga meedias me räägime liigiti kogumisest, selle olulisusest, ehk me jätame rääkimata selle, mis on tegelikult eelnõu põhimuudatused ja olulised nii tarbijale kui ka ettevõtetele. Aga siinkohal ma annaks edasi sõna kolleegile Kai Realoole, et ta selgitab natuke rohkem seda konkurentsi poolt. Aitäh sulle! Siinkohal siis esindan nii Tööandjate Keskliitu seetõttu, et ka Keskliidu liikmete seas on tegelikult palju ettevõtteid, kes tegelevad jäätmekäitlusega ja võib-olla see eksi arvamus, mis on ka laialt levinud, on see, et siin selles seaduses räägitakse ainult segaolmejäätmetest või siis olmes tekkivatest jäätmetest. Paraku on seadus ikkagi kõigi jäätmete ülene ja kui on võimalik teha sisetehinguid ja luua käitlusvõimekust munitsipaalidel, siis tegelikult on seda võimalik teha kõikide jäätmeliikide osas, sest et omavalitsused koguvad läbi jäätmejaamade ja ettevõtetelt ka teistsuguseid jäätmeid kui lihtsalt segaolmejäätmed ja biojäätmed. Tõin siia tänase pressikonverentsi jaoks välja ka mõned näited, et ka faktidega illustreerida seda, mida ennem siin Sirje rääkis, või vabandust, Margit rääkis, et me oleme Ragn-Sellsina aktiivselt tegutsemas mitmetes korraldatud jäätmeveo piirkondades ja osades neist on, nagu ka ennem sai mainitud, need jäätmekäitluskohad leitud siis hankekorras, ehk et oleme ise sõlminud lepingud, leidnud kõige soodsama lahenduse sellele, kuidas jäätmed korrektselt käitlusesse suunata. Aga on ka omavalitsusi, kus siis ühel või teisel moel on jäätmed suunatud siis omavalitsuse enda poolt loodud ettevõttesse. Ja siin koha peal te näete neid hinnaerinevusi, mis kohati võivad tegelikult olla kuni 3 korda kõrgemad. Ja kui võiks öelda, et loomulikult Saaremaal ja Hiiumaal on eriolukord, ehk et kõik jäätmed sisuliselt tuleb tuua mandrile, see kahtlemata on kallis, aga kui me vaatame, et kus nad siis mandril liiguvad, tõenäoliselt siis ka Siru põletustehasesse või Paikre prügilasse, siis kokkuvõttes ikkagi see hinnavahe on üüratu, ehk et transport mandrile kindlasti nii palju ei maksa. Ja küsimus ongi selles, et selliste kehtestatud konkurentsiväliselt kehtestatud hindadega tegelikult omavalitsus saab oma elanikkonnalt koguda lihtsalt jäätmekäitluse nime all täiendavat raha ja finantseerimist, mille siis kasutamine ei pruugi olla alati selgelt läbipaistev. Selle jäätmeseaduse muudatusega tegelikult on KOV-id liikumas väga tugevalt äritegevuse suunas jäätmekäitluses, kus siis tegelikult hakatakse või oodatakse, et iga omavalitsus hakkab tegelema nii sorteerimisliinidest kuni konteinerite müügini. Ja kui siis rääkida nendest sorteerimisliinidest, mida mitmed omavalitsused on ka siin ministeeriumi ja Riigikoguga kohtumisel väljendanud, ehk et soovitakse teha olmejäätmete sorteerimisliine, siis on selge, et selliste investeeringute kulud kaetakse riigi elanike rahaga, ehk et tegelikult sellesse ei tule juurde erakapitali poolt investeeringuid, vaid et me kulutame seda sama raha, mille siis elanikkond ja jäätmeid tekitavad ettevõtted peavad kinni maksma. Meil täna näiteks on ka olemas omavalitsusi, kus nende oma ettevõtted tegutsevad turul tegelikult konkurentsi alusel, näiteks Tallinna jäätmete taaskasutuskeskus, kes osaleb hangetel võrdselt eraettevõtetega ja on täiesti konkurentsivõimeline.
siis tulevikus ta näiteks seda enam tegema ei pea ja seetõttu võib juba ette kujutada, et sellisel juhul kõik jäätmed, mis tekivad Harjumaa piirkonnas, suunatakse sellesse ettevõttesse ilma igasuguse konkurentsita. Ja lisaks siis, nagu ma ütlesin, KOV-idel lubatakse siis koos kas ise või siis läbi enda poolt moodustatud mittetulundusühingute hakata tegelema ka jäätmeveoga seotud teiste teenustega, alates siis klienditeenindusest, arveldusest, jäätmete liigiti kogumise kontrollimisest, jäätmete töötlemisest, sealhulgas siis sorteerimisest ja siis lisaks ka veel sellised üldised jäätmehooldustegevused, mis võimaldavad siis ka omavalitsustel lisaks nii-öelda iga inimese ja ettevõtte jäätmete põhise nii-öelda arve lisada sellele ka siis jäätmetasu. Ehk et päris kindlasti hakkavad olema hinnad kõrgemad nii ettevõtetele kui ka elanikele. Ja paraku on siis lugu selline, et seda KOV-ide poolset nii-öelda algatust on eest vedanud Eesti Linnade ja Valdade Liit. Samal ajal on selge, et ei ole kõik munitsipaal siis valmis seda ette võtma, kuna on selge, et väikestel omavalitsustel täiesti selgelt puudub nii kompetents kui raha nii mahuka teenuse osutamiseks oma elanikkonnale ja seetõttu tekib neil paratamatult surve siis liituda selliste katusjäätmekäitlusüksustega, nagu ka näiteks MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus. Nagu ma juba ütlesin, siis on võimalik selle seaduse jõustumisel võtta nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt siis jäätmetasu ja omavalitsused saavad seda kasutada siis üldiste jäätmehooldusteenustega seotud kulude katteks, samal ajal teades, kuidas tihtipeale selliste kohalike maksude kehtestamine toimub, siis on kõik, mis kannatab paberit, seega on heaks nii-öelda põhjenduseks, miks sellist tasu küsida. Ja kui siis kohalikud omavalitsused saavad oma jäätmed suunata siis endale kuuluvatesse ettevõtetesse, siis tarbijate või siis jäätmevaldajate jaoks on need siis eraisikud või ettevõtted selles piirkonnas, nad annavad need jäätmed ära sinna ilma igasuguse konkureeriva hinnapakkumiseta, mis tähendab, et tegelikult nad ei saa olla kindlad, et nad maksavad selle eest, mis on mõistlik hind selliste jäätmete käitlemiseks. Ja kui me siis vaatame, et kõige segasem osa lisaks siis sellele sisetehingutele on ka see, et omavalitsusel on õigus otsustada, kui palju ja mida ta ostab sisse teenustena siis jäätmevedajalt, kas ta võtab arvelduse ja klienditeeninduse või võtab ainult arvelduse, siis on selge, et ka sellele turule tegelikult pikemas perspektiivis ei ole võimalik lihtsalt siseneda, sest ükski turule tulija ei hakka igaks juhuks looma võimekust kõigi nende võimaluste jaoks, mida siis üks omavalitsus võib temalt tahta, aga teised omavalitsused näiteks ei soovi. Ja kui me siis vaatame selle kokkuvõtteks, et miks ka selline monopoolne seis võib tekkida jäätmekäitlusturul, on siis see, et tänaseks on juba tekkinud lisaks suurtele omavalitsustele siis ka väiksemaid koondav MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus, kes siis esindab tänaseks juba ligi kolmandiku Eesti omavalitsusi ja on selge, et sinna ilmselt tuleb juurde liikmeid, sest et väiksed omavalitsused ei suuda viia ellu seda, mida seadus neile tulevikus peale paneb. Ja kui vaadata, mil moel selline MTÜ oma juba tänast suhteliselt suur turumõju on kasutanud, siis
on ka siiani viimase 2-3 aasta jooksul tehtud niivõrd keerukaid ja kompleksseid hankeid, milles on vedajale selline hulk riske, et näiteks Ragn-Sells on väga paljudest nendest hangetest isegi osalemast loobunud, sest et ei ole võimalik võtta ettevõttele nii suuri finantsriske, kui need lepingud siis võitjale panevad. Ja paraku on siis sellise teadliku töö tulemusena täna tekkinudki olukord, kus meil näiteks jäätmeveoturul ei ole palju konkurentsi järgi jäänud, sisuliselt tegutsevadki selles valdkonnas ainult 2 ettevõtet üle Eesti ja see annabki võimaluse siis ka linnade ja valdade liidu esindaja poole pealt öelda, et konkurents on kehv ja ka kvaliteet on kehv, aga tegelikult tuleks vaadata sisse siis nende nii-öelda hangete tingimustesse. Mida siis öelda kokkuvõtteks on see, et jäätmed on mitte selline nii-öelda prügi, mida me oleme harjunud aastaid nägema, et viiakse lihtsalt kas prügilasse või põletatakse ära. Jäätmed on ressurss, nad on oluline ressurss selleks, et saaks toota nii-öelda teisest tooret, mis ka Euroopa Liidu seadusandluse järgi on üha rohkem oluline, et kasutatakse uute toodete tootmisel, aga see kahtlemata see tänane seadus nii-öelda piirab erasektori ligipääsu sellele ressursile. Lisaks ta ka ei anna meile võimalust olla kindlad selles, et ka tänaseks tehtud investeeringud on kasutusvõimelised ka aastate pärast. Me oleme ka selle sektoriga üsna ettevaatlikud olnud 2 viimase aasta jooksul, kui jäätmereform on olnud küsimuse all, kui palju oleme valmis investeerima uutesse tehnoloogiatesse ja seda ennekõike just selle hirmuga, et kui tuleb selline munitsipaliseerimine, nagu see käesolev seadus on, siis on ju selge, et kõik need investeeringud muutuvad täiesti tarbetuks. Ja jääbki arusaamatuks, et milleks sellist munitsipaliseerimist on vaja olukorras, kus tegelikult jäätmekäitlusturg erasektoris toimib, konkurents toimib, pakkumisi on piisavalt. Ja teine küsimus veel, et kui me täna räägime valitsusest, kes on ikkagi ennast pidanud ettevõtlust toetavaks ja ka makse ja täiendavaid koormisi on soovitud siis pidurdama hakata, siis miks selline otsus, kus siis väga selgelt selle otsuse tulemusena kannatavad nii ettevõtjad jäätmekäitlussektoris, aga ka tarbijad, kelle jaoks täiesti kindlalt selline mitte konkurentsil baseeruv jäätmekäitlus toob kaasa kulusid, mida ei ole võimalik kontrollida, sest et omavalitsus ise need kehtestab, ise nende üle otsustab ja ise neid ka muudab. Et sellega ma annakski üle siis sõna Toiduliidu juhatajale Sirje Potisepale. Jaa, aitäh, Kai. Kai juurest, viimase punkti juurest on väga hea minul edasi minna. Mina siis Sirje Potissepp, olen Toiduliidu juhataja ja täna siin rääkimaks hästi lihtsalt lahti, kuidas jäätmereform hakkab mõjutama pakendiettevõtteid ehk et väga suures ulatuses siis ka toidutööstusi. Et kohe algatuseks, et ei oleks valesti aru saama, Toiduliit absoluutselt ei ole selle vastu, et kõik pakendijäätmed ringlusesse jõuaksid, aga selle jäätmereformi järgi, mida on nüüd pikalt menetletud ja tahetakse väga kiirkorras vastu võtta, me ei näe, et see olulisel määral pakendite ringlusse võtule kaasa aitaks. Mis on ikkagi olnud selle jäätmereformi nii-öelda üks põhieesmärke, olmejäätmete ja pakendijäätmete suurem ringlusse võtmine. Täna me seda ei näe, et see oluliselt aitaks kaasa sellele eesmärgile jäätmereformi sisu, küll aga ta toob kaasa väga kuluka kogumissüsteemi,
mille siis pakendiettevõtjad sõna otseses mõttes peavad kinni maksma ja loomulikult mõjutab see järjekordselt toiduainete hindu. Et see on kahetsusväärne. Ma ei saa ka seda ütlemata jätta, et meil ei ole veel täna, siin ja praegu jäätmereformi eelnõud, mis läheb järgmisel kolmapäeval juba suurde saali lugemisele. Vastupidiselt siis Eesti Televisiooni saates keskkonnakomisjoni esimehe ütlusele, et need materjalid on kättesaadavad. Ei, kahjuks need materjalid ei ole tänaseni meile kättesaadavad ja et oleks see selge, et mul on siis nagu see hinge pealt ära öeldud. Nii, aga ma algatuseks räägin, kuidas on süsteem täna ja siis püüan lahti rääkida seda, mis on jäätmereformiga plaanitud. Et mis saab pakenditest täna? Kõigil pakendiettevõtetel, kes siis toovad pakendatud kaupu turule, pakendatud tooteid turule, on pakendiseaduse järgi kohustus pakendid koguda ja suunata siis ka tagastatud pakendid ringlusesse. Täna pakendiettevõtjad, toidutööstused, et mitte ise sellega tegelda, konteinerite tühjendamisega, veoga, millega iganes, on sõlminud lepingud taaskasutusorganisatsioonidega, kes selle töö nende eest teevad ära ja maksavad selle eest teenustasu. Mis on tõsi, see teenustasu hind on täna arvestatud tõepoolest toodete sisse, aga selle arvestusega, et meil on täna 8000 avalikku pakendikonteinerit üle Eesti. Need pakendikonteinerid on paigutatud, enamus ikkagi võib öelda, et väga mugavatesse tarbijatele, mugavatesse kohtadesse, näiteks kaubanduskeskuste juurde. Samas KOV-idega ka kokkuleppel on leitud need kohad nii-öelda KOV-ide territooriumil, kus nad võiksid asetseda ja inimestel oleks lihtne neid kasutada. Ja selle kulu on olnud aastas umbes 15 miljonit. Et lisaks on täna ka veel 20 000 nii-öelda kollase koti teenuse kasutajat, aga selle maksavad siis enamus juba teenuse kasutajad ise, kuna see on ikkagi mugavusteenus. Pakendeid kogutakse ja võetakse aastas ringlusesse circa 130 000 tonni. Ja mida kindlasti ära märkida on see, et pakendijäätmete ringlusse võtu sihtmäärad, mis on kehtestatud meil siis Euroopa Liidu poolt, on olnud Eestil täidetud ja nii juba ligi 20 aastat ja Eestit on pigem toodud isegi eeskujulikuks näiteks, et me oleme sellised tublid keskmikud olnud. Ja Eurostati järgi meil siin viimased andmed on mul sellised, et 2023 oli pakendijäätmete ringlusse võtu protsent 68,6%, aga sihtmäär oli samas näiteks 65%. Nii et pakendijäätmetega selles võtmes on meil kõik korras. Mis saab siis pakenditest jäätmereformi mõjul edasi? Peame arvestama sellega, et me muudame totaalselt pakendijäätmete kokkukogumise süsteemi ja läheme üle ja on planeeritud minna üle siis kohtkogumisele, mis tähendab seda, et tiheasustuse elamute juures saab olema pakendikonteinereid 2 või isegi 3, ehk et plast ja metall ja paberpakend koos vana paberiga. Vana paber, makulatuur on pandud ka jäätmereformiga toidutööstuste kui pakendiettevõtete kuluks. Et selle peale muidugi annab tulla, aga nii on ta praegu sees. Ja siis KOV-i otsusel tuleb ka 3. konteiner, näiteks klaaspakend, kui niimoodi kohalik omavalitsus otsustab. Ehk et kui vaadata kogu seda süsteemi, siis ma usun, et isegi väike laps saab sellest aru, et kui me kogume pakendeid ühest kohast või kogume pakendeid selle sama koguse 10 või 100 kohtadest, siis kulud suurenevad. Ja kulud suurenevad olulisel määral. Meie arvestuste järgi kulud suurenevad lausa 3 korda. Ja kui me võtame aluseks siis selle sama 15 miljonit euri praeguse süsteemiga aastas, siis teeb see kuskil 45 miljonit aastas, ehk et me räägime ikkagi 10 miljonitest lisakuludest aastas. Ja millegipärast
sellest ei ole üldse tahetud rääkida ja lõpuosas sellepärast ei kaasatud ka meid kui väga-väga puudutatud osapooli, sest meie hakkame ju seda ainult kinni maksma. Et selline käitumine ja selline eelnõu menetlusprotsess on minu elus vist täiesti esmakordne. Et ma ei saa seda lihtsalt jätta ütlemata. Ja me oleme arvutanud ka välja tarbijahindade võimaliku tõusuprotsendi ja me peame selleks kuni 5% isegi võib see tõsta tarbijahindu. Olenevalt nüüd kogu protsessi, ütleme sellisest kuluastmetest, et mitte midagi ei ole teha, me peaksime siis välja ütlema vastupidiselt jäätmereformi kommunikatsioonile, mida on praegu tehtud, väga kavalalt ja püütud absoluutselt mööda minna arvudest, absoluutselt mööda minna kuludest, absoluutselt eirates neid osapooli, kes neid kulusid peaksid kinni hakkama maksma. Kui pakendiettevõtjad ehk et toidutööstused hakkavad kulusid maksma 3 korda rohkem, siis me kõik saame sellest aru, et need kulud kanduvad üle lõpphindadele. Ja siis oleks aus sellest ka rääkida ja seda vastavalt niimoodi serveerida. Ja mida siia juurde veel, et me tekitame küll väga kuluka liigiti kohtkogumise süsteemi pakendijäätmetele, aga samas me teame seda väga hästi ja asjaosalised teavad seda väga hästi, et Eestis on puudu sorteerimisvõimekusest ja just nimelt tööstuslikust sorteerimisvõimekusest, sest see, mida kodus inimesed hakkavad tegema, mida juba inimesed teevad, see ei ole kahjuks piisav sorteerimine, vaid kõik need pakendijäätmed on vaja veel läbi lasta nii-öelda erinevast tööstuslikust sorteerimisliinist, et suunata nad siis ringlusesse. Samas ei ole meil piisavalt ka ringlussevõttu tehaseid. Seda me teame. Need võivad tekkida, need tekivad, meile räägitakse ühest ja teisest, aga see kõik võtab aega. Kõigepealt otsuste tegemine, investeerida ja loomulikult tehaste ehitus. Ehk et küsimus, kui me kogume kohtkogumisega ja hakkame kokku koguma sellisel kulukal viisil erinevaid pakendijäätmeid, mis kõik ei lähe ringlusesse, mis nendega siis nii kaua toimub, kui meil ei ole ei vajalikul määral sorteerimisliine ega vajalikul määral ringlussevõttu tehaseid. Et seda oleks ka aus inimestele rääkida ja tarbijatele öelda. Ja meie kokkuvõtte ja meie ettepanekud oleks järgmised, et kuna me teame, et tiheasustuses on korterelamuid ligi 150 000, siis korrutage see 2, korrutage see 3, mitu konteinerit läheb ja sealt see kulude arvestus ongi meil tehtud. Me oleme võtnud aluseks ja meie tootjad on võtnud aluseks reaalsed arvud, seletuskiri, mis on jäätmereformiga kaasas olnud, siis mõjuanalüüs selle koha pealt ja kulude koha pealt on meile täiesti arusaamatu. Mõni päev tagasi veel me püüdsime Kliimaministeeriumi ametnikega seda teemat arutada. Me ei jõudnud mitte mingisugusele ühesele arusaamisele, sest meil on täiesti totaalselt erinevad lähenemised, aga me ei saa lihtsalt võtta enda peale kulusid, enda peale teenust, mida me ei suuda ilma kulude tõusuta kinni maksta. Et ma usun, et te saate aru seda ja Toiduliit kindlasti ei ole kunagi ei vastandunud ei kestlikule ringmajandusele, rohepöördele ega jäätmetekke vähendamise eesmärkidele, aga me ei saa kiita heaks selliseid eelnõusid, selliseid regulatsioone, millel puuduvad mõjuanalüüsid ja kus ei räägita kulude kasvust ja kus ei räägita inimestele ausalt ja lihtsalt lahti nii mõjusid erinevate eelnõude ja ka jäätmereformi mõju, et see lihtsalt ei ole aus käitumine Eesti inimeste vastu. Ja me näeme seda, et pikalt ettevalmistatud jäätmereform ei lahenda
jäätmemajandust puudutavaid sisulisi probleeme, siin juba eelnevad 2 head kolleegi tõid välja nende probleemid, mis puudutavad kahtlemata ka meie osa. Ja toonitan veel kord, et Kliimaministeeriumi hinnang kuludele pole adekvaatne ja kulude suurenemise maksab kinni tarbija ja ma olen selles võtmes nagu väga nördinud, et eelnõu lõppfaasis ei ole kaasatud meid kui tõepoolest väga-väga puudutatud osapooli ja lausa on püütud ja püütakse siis jäätmereformi kiirendatud korras ja salajast jäätmereformi suunata teisele lugemisele saali, et ma näen sellist käitumist esimest korda. Aitäh! Kui saalist praegu küsimusi ei ole, siis anname märku, et 3 ettevõtlusorganisatsiooni teevad täna ühispöördumise nii ministrile kui keskkonnakomisjonile. Varsti potsatab see ajakirjanike postkasti. Jah, Siire. Ja ma võib-olla enda ettepanekud paneks ka lauda, et meie ettepanek oleks, et kortermajade juures tihe kohtkogumise nõuet rakendatakse ainult kortermajadele, nagu seda on tehtud Soomes, mis võimaldaks ikkagi olulist kulude nii-öelda kokkuhoidu ja teiseks, et paberijäätmete koos kogumisele vana paberiga tuleb tootjatele kompenseerida kõik kulud ja ministeeriumi pakutud siis 50 senti nii-öelda jäätmete konteineri kohta ei kata kaugeltki neid kulusid. Aitäh! Mina 2 lauset veel ütleks, et järgmine nädal on teine lugemine plaanis. Äkki võtaks selle aja ja räägiks liitudega, erinevate osapooltega, keda jäätmereform väga tõsiselt mõjutab, asjad konstruktiivselt läbi. Et eelnõu vastuvõtmine ei toimuks kiirkorras ja selge on see, et Riigikogu liikmed ei jõua kõiki asju läbi lugeda, aga äkki selle eelnõu puhul tuleks ikkagi tõsiselt süveneda ja mõelda, millised on need tagajärjed erinevatele sektoritele, mida jäätmereformi eelnõu kaasa toob. Et väliselt tundub kõik väga ilus, räägime liigiti kogumisest ja keskkonnakomisjoni esimees ütles küll ka seda, et detailidesse komisjon süveneda ei jõua, aga need teemad, mis me täna siin välja tõime, need ei ole detailid. Need on väga tõsised ja olulised muudatused ja tekitavad väga tõsiseid tagajärgi. Jah, ja võib-olla ka Riigikogu liikmetele panna südamele, et tegelikult kui Konkurentsiamet, kes ikkagi on pädev hindamaks, milliseid mõjusid sellise seaduse vastuvõtmine võib kaasa tuua, kui Konkurentsiamet ütleb, et see seadus toob kaasa lisaks siis selles sektoris tegutsevatele ettevõtetele sisuliselt konkurentsipiirangud ja võimed ligi pääseda siis ressurssidele, siis tegelikult selle lõpuks on küsimus ka selles, et ikkagi meie kõik, kes me oleme ka mingil moel ka jäätmetekitajad, me maksame kõik selle omast taskust kinni, mis tähendab, et see on ikkagi ka tarbija ja inimeste seisukohalt väga ebaõiglane. Ja kuna palju on ka sellist juriidilist osa selles, siis mida ongi keeruline mõista, siis siinkohal see aeg tulekski maha võtta, et see juriidiline pool ikkagi läbi kaaluda mitte ainult ühe osapoole nii-öelda kohalike omavalitsuste vaatenurgast, vaid ikkagi ka teise vaatenurgast ja võtta sinna juurde ka Euroopa Liidu nii-öelda põhialused, mis ütlevad, et riik ja omavalitsused ei peaks sekkuma ettevõtlusesse, välja arvatud olukorras, kui seda on vaja teha konkurentsi puudumise tõttu. Ja täna see ei ole see olukord, ehk et siin on ka juriidilised nüansid ja mõttetu on vastu võtta seadust, mida tuleb hakata lähiajal mingisuguste nii-öelda juriidiliste vaidluste tõttu ümber tegema. Aga tänan kõiki, kes kuulasid ja vaatasid. Aitäh, lõpetame.
aitäh ja lõpetame siis ülekande ja jätkame saalist intervjuudega. Aitäh!